siis SK teenuseid, ehk siis siin on väikene paralleelne nimetus, et meil on kogumisteenuses samasuguse nimega teenus, mille nimi on registreerimisteenus. Ja me kutsume ka SK ID Solutionsi teenuseid registreerimisteenusteks, et siis kogumisteenuse registreerimisteenus teeb siis päringuid vastu SK registreerimisteenust, et selles mõttes me saame sealt vastused kätte, mis antakse meile siis üle peale seda, kui valimised on läbi, tuleb ka meile logi ja me saame siis võrrelda neid vastu valimiskastis olevatega, et meil ei oleks hääli valimiskastis, millel siis need ajatemplid, kehtivuskinnitused puuduvad ja kui need on, siis tähendab seda, et on tekkinud hetkeline võrgutasemeline ilmselt mingisugune probleem ja kogumisteenus ei ole saanud siis ühendust SK-ga, ei saanud ajatemplit ja ei saanud ka kehtivuskinnitust ja need hääled tuleb lugeda siis välja nendest häältest, mis siis lähevad edasi järgmisse etappi. Tollel hetkel, kui selline olukord juhtub, kuvatakse inimesele viga ja inimesel on võimalik siis uuesti e-hääletada. Kes eile olid kohal, siis me nägime ka ühte sellist olukorda, kus puudus ajatempel ja puudus kehtivuskinnitus, aga siis valija sai endale tagasi valirakendusse veateate ja valis uuesti ning tema järgmine hääl siis selgelt läks edasi lugemisele, sellepärast et see numbrite arv läks edasi sellesse sammu, kus eemaldame siis pabersedeliga valinud ja anonüümiseerime, siis see arv ei muutunud. Kas oli näha kuskil logis ka või? See hääletas uuesti? Selles mõttes meie saame praegu vaadeldes seda numbrit öelda seda, et ta hääletas uuesti, vastasel juhul oleks number ühe võrra vähem. Et süsteemsetes logides on loomulikult see kirjas, jah, et aga need logid on kahjuks sisaldavad inimese isikukoode ja inimese nime ja neid kahjuks teile näidata ei saa, küll aga aastate jooksul valmis. Siis me saame käivitada siis käsu, nagu ka eile, anname ette siis usaldusjuure, mis sisaldab sätte ja ka siis selle protsessori konfiguratsiooni ja siis käivitame vastava käsu. Nii. Et siis toimub nagu eile nende esimese hooga otse loomulikult, jah, ma vaatan, mul peaks paber olema alles teisest korda. Nii, hakkame siis pihta. Et siin me näemegi kohe see esimene tervikluse kontroll, kus siis see OCSP ja TSP reeg, ehk siis esimene on siis kehtivuskinnitus ja siis teine ongi see ajatempel, ehk siis, et tollel hetkel see hääl eksisteeris. Ja kogumisteenus
andis e-valimiskasti koosseisus üle, et 279 389 häälet. Kas on kirjutatud viga valija, 0303 ja hääl, mis on. Kas siis esimene on isikukoodi 4 viimast numbrit ja teine on siis kellaaeg? Jah, just täpselt, et meil käib, et me saaks teile näidata seda konsooli väljundit, siis sealt üle käib siis andmete parser, mis siis võtab kõik andmed, mis tunduvad talle inimese isikukoodi sarnaselt ja paneb nende asemele tärnid. Sama kehtib ka siis kellaaja kohta, et me ei saa näidata teile nagu täpselt kellaaega, millal see inimene on siis valinud, et neid andmeid ei tohi olla võimelised kokku viima siis konkreetse isikuga, et siis tõesti jah, et valija esimene arv näitab siis tema isikukoodi viimased 4 numbrit, mis ei ole unikaalsed, uskuge või mitte, ja siis ka kellaaja viimased 3 numbrit, mis siis näitavad neid sajandikke, et ka see siis ei ole unikaalne, et nii need andmed meil on. Ja need mõlemad kirjad siis viitavad siis samale e-häälele, et kuidas süsteem töötab, ongi nii, et võetakse ajatempel, võetakse kehtivuskinnitus ja need vead tulevad siis meile koos, siis nagu ka näete, et see isikukoodi lõpp on meil sama. Ja siis järele meil korduvaid e-hääli 279 388, ehk siis -1. Jah. Küsimus selle kellaaja kohta. See kellaaeg tuleb siis allkirjastatud dokumendist. Ta tuleb nii-öelda vastusvaid. Te võite proovida muidugi otse loomulikult kodus ka, et kui te allkirjastate, siis te panete dokumendile kellaaja, mitte kellaaja, vabandust, te panete dokumendile allkirja. Et allkirjastate dokumendi ja peale siis seda sisalduvad seal andmed ka siis kellaaja ja siis teie kehtivuskinnituse kohta, et see kellaaeg võetakse siis serverist vastu, nagu eelpool mainitud, vastu SK teenuseid, võtame ajatempli, et tollel ajahetkel sellise kontrollsummaga allkiri eksisteeris, ehk siis see allkiri käis siis konkreetse dokumendi kohta ja see ajatempel ja kehtivuskinnitus saabuvad meile SK ID Solutionsi serverist. Konkreetsel juhul lihtsalt ühendust SK või kus see aeg tuleb? Konkreetne aeg näitab seda aega, millal see hääl võeti vastu, ehk siis millal hääl jõudis serverisse. Et selles mõttes vabandust, mis? Aga et me loeme siit praegu välja, et hääletati 3 minutit parem. Ei. Kas te peate silmas seda +0,300? 3 minutit ja 20 sekundit on parem hääletatud. Milles? Seal Londoni aeg. 2724 733, kõige viimane viga. Seal on 2 kuupäeva ilusti välja toodud. Oi vabandust, me oleme juba jõudnud järgmisse sammu, et meil toimus siis 29. september me lõime siis krüpteerimisvõtmed. 30. september meil oli proovihääletamine ja proovihääletuse käigus inimesed andsid hääli. Me panime kirja, kes kelle poolt hääletas, protokollisime, kontrollisime
siis tegime need hääled lahti, et veenduda selles, et meie võtmeosakud päriselt ka töötavad. Ehk siis, et see privaatvõtmega suudetakse lahti teha need avaliku võtmega krüpteeritud valikud. Ja peale seda siis valimiskast, kus sisaldus need proovihääled, tehti tühjaks ja pandi siis see süsteem uuesti tööle ja peale seda siis andsid hääled riigi valimisteenistusest 2 inimest. Ehk siis anti testhääled ja ka Riigi Infosüsteemi Ametist 1 testhääl. Ning et veenduda selles, et see süsteem on võimeline hääli vastu võtma, sest me ei taha ju olla olukorras, kus hommikul kell 9 tekivad veel mingisugused tõrked. Ja anti testhääled ja veel kord, et see näitab ka seda, et kui nüüd on väide, et meil on valimiskast, kus sees on mingisugused eelantud hääled, mis hakatakse lugema, siis neid me ei käsitle ja neid me ei loe. Ja meie vaatame ikkagi hääli, millel on siis aeg hilisem kui 9:00 esmaspäeva hommikul. Et alates sellest, mis neid hääli hakkame kokku lugema, et kõik eelnevad hääled me loeme testhäälteks ja neid arvesse ei lähe. Et neid testhääli anti meil kokku 4. Ja me oleme kätte saanud veel praegu 2, et siis 2 peaks veel tulema. Ja siis peale seda... Kui meil praegu on aega, et ma küsin, et kas need, kus on need ajatemplid välja toodud, kas need hääled on siis üle hääletatud või need hääled on hääletamata jäänud? Kuidas moodi see süsteem näitab? Ei, no selles mõttes on raske nagu aru saada selles suhtes, et igal häälel peab eksisteerima ajatempel ja igal häälel peab eksisteerima ka kehtivuskinnitus, et kui teil on käepärast äkki mõni allkirjastatud fail, mis te olete allkirjastanud enda EID vahendiga, siis kui te sinna sisse vaatate, siis seal, ta on tegelikult, te võite ümber nimetada näiteks zip-failiks, et on zip-arhiiv. Ja kui te sinna sisse vaatate, näete, et seal sees neid andmemassiive, millest siis üks on ajatempel ja teine on siis kehtivuskinnitus ja loomulikult sisaldub see siis ka seda allkirja sellele dokumendile. Need kõik 3 info osa või infobitti peab siis eksisteerima iga hääle kohta. Ilma nendeta meie neid lugeda ei saa. Kas sellel on mingisugune ülempiir, et kui palju tohivad ajaliselt erineda allkirja ajatempel ja siis see kehtivuskinnitus selle registreerimisteenuse? See peab toimuma 1 sekundi jooksul, jah. Et see on see piirang, mis on, et selle sees see peab toimuma, et kui hääl võetakse vastu, siis selline piirang on, jah. See peab toimuma 1 sekundi jooksul. Millisekundit on muidugi palju tahetud, aga mida meil on. Ja siis, kui me oleme need hääled kõik läbi vaadanud, selle ajal kontrollitakse ka SK-st saadud registreerimisteenuse logi, vaadatakse siis allkirjade kontrollarve, mis siis käivad antud häälte kohta ja võrreldakse neid. Igaüks peab olema unikaalne, ehk siis allkiri inimestel on unikaalne, võite proovida paberile kirjutada oma allkirja ja võrrelda neid, kas nad on unikaalsed ja sama
siis ka ega digitaalne maailm siin väga maha ei jää. Ka digitaalse maailma allkirjad erinevatele dokumentidele on unikaalsed nagu ka pabersedeliga või siis paberdokumentidele. Eks nad erinevad meil kõigil. Ja erinevad nad nii kaua, kuni ei ole tehtud, siis ei ole tegu sama dokumendile, täpselt sama allkirjaga. Et kui pabermaailmas seda sama allkirja samale dokumendile on väga raske kirjutada täpselt samasugust, siis digitaalses maailmas, kui see dokumendi sisu on täpselt sama, siis ka see allkiri on täpselt sama isiku poolt antuna. Võite kodus võtta ja proovida ja võrrelda. Siin me näemegi ja võime ülespoole tiba korraks kerida. Kui ta e-hääletuste nimekirja väljastab. Siin me näemegi, et registreerimisteenuse päring pole unikaalne. Mis tähendab seda, et me oleme võtnud sellele krüptogrammile juba varem ajatempli ja kehtivuskinnituse. Ehk siis allkirjastatud krüptogrammile on juba korraks tehtud varem päring. Ehk siis keegi isik, kes siis allkirjastas e-hääle, siis tema krüptogrammile võeti ajatempel, võeti kehtivuskinnitus ja sellist korduvat toimingut, nagu te näete, on erinevatel juhtudel juhtunud 1, 2, 3, 4, 5 korda. Ehk siis nii, -5. Ja allpool, et me ei leia häälele vastavat registreerimisteenuse päringut, tähendab seda, et me otsime unikaalsetest SK päringute vastetest nüüd allkirjadele või nende kontrollarvudele vastust. Ja kuna see juba on ühel puhul kontrollitud, siis teist sarnast ei leita. Ehk siis tegelikult need alumised vead käivad täpselt sama nende ülemiste kohta. Ja miks me nägid topelt näitama on sellepärast, et ka need olenevalt siis konkreetsetest olukordadest võib see ka tekkida ju ka paralleelselt, aga nagu näha, siis on see kõik sama 2724 isikukoodiga, selle isiku poolt loodud. Ja sama kehtis ka siis selle ühe puhul, kellel me ei olnud leidnud. Nii, mis see number lõpuks sai? Nii, 272 ehk siis see tegelikult 272 206 oli siis see number tegelikult, mida me nägime eile ka enne, kui me hakkasime töötamist, siis meie kodulehel. Et nüüd meil on siis allkirjastame kontrollsumma, siis loodi valimiskasti kohta ja kanname selle kontrollsumma siis arvutisse, kus me saaks seda digiallkirjastada. Nii, ja liigutame siis selle kontrollsumma arvutisse, allkirjastame ja liigutame